Tere päevast, minu nimi on Juss Aasma ja me oleme kogunenud siia täna kindlasti mitte selleks, et tähistada kõik koos vanarahva kalendri järgi künnipäeva. Künnipäev oli nagu karjalaskepäevgi ennetava maagiapäev, mil mitmesuguste maagiliste toimingutega püüti tagada head saaki. No üks niisugune töö oli sõnnikukoorma viimine põllule, põllutööriistade korrastamine ja nii edasi. Aga maagiaga on meil täna siin pistmist ja juttu küll. No maagilisel kombel on 12. mai ja õues kuuma rekord ja minu kõrval hea sõber, põllumees Madis. Tere, Madis! Tere! No Madis, räägi meile kõigepealt sellest, kuidas sa Madis põllumajanduseni või selle erialani, kus sa praegu oled, kuidas sa jõudsid? Vanaema kinkis mulle täpselt 35 aastat tagasi talu. Käisime vanaemaga notaris Tartus ja mina sain talu omanikuks. See oli täpselt 35 aastat tagasi. Ma olin komandeeringus ja sain 10 päevaks koju puhkusele. Ja sealt, kuhu see siis 35 aastat tagasi, kui sa nüüd mõtled või meenutad 35 aasta tagust Madist, no kuhu see Madis nüüd tänaseks, kuhu ta tänaseks on siis oma elu ja tegemistega jõudnud? Me oleme päris suureks viinud selle põllumajanduse poole. Meil on 2300 hektarit. Kui ma alustasin, siis ma sain taluseaduse alusel 5 hektarit. Ja nüüd me oleme kasvanud selle ajaga päris Euroopa mõistes ka suureks põllumajandusettevõtteks. Ja teie ettevõtte siis omapärad või mis teie niisugused spetsialiteedid on? No me kasvatame kõige paremini, mis meil välja tuleb, on seemnekasvatus. Kasvatame teistele seemet, et saame tõuseemne kuskilt hästi väikse biotäie ja siis teeme selle koguse suureks, et teised Eesti põllumehed saaksid ka seda head seemet siis edasi kasvatada. Et see on meie spetsialiteet, aga oleme ka sisenenud toidu maailma, et siin samas rukkipõld läheb meil jahu sisse, taina sisse ja sealt tulevad maitsvad terad leiva sees. Et ei pea enam nagu rosinaid taga ajama, vaid terad on seal leiva sees ja saia sees samamoodi, et oleme niisuguse tegevusega toidu poole peale ka sekkunud. Aha, no mis nii palju, kui mina võib-olla mäletan või kui mõtled põllumees või nime või töö või eriala peale põllumees, siis minule võib-olla assotsieerub esimese asjana see, et ma pean hommikul päiksetõusuga tõusma, kohe kuhugi minema vikad käes, siis on juba mul järgmine töökohustus otse ja nagu aega lõõgastamiseks ei ole. Kuidas võib-olla tänapäeval, kuhu see põllumajandus või põllumeheks olemine on jõudnud, et nii palju, kui ma olen kursis, vist aparaadid juba teevad elu lihtsamaks ja mugavamaks? Jah, satelliidid üleval juhivad seda masinat, et see on hästi lihtsaks viidud ja meie püüame 8-5, kui väga hooaeg ei ole, siis me saame ikka pikemalt ka tööd teha, aga plaanime ikkagi niisugust 8-5 tööd teha, et masinad on nii head ja suured, et saame selle normaalsel ajal töö tehtud, et püüame niisugust suunda hoida, et tõesti hooajal tuleb 10 päeva võib-olla pingutada kevadel, sügisel natuke võib-olla rohkem, aga püüame ikkagi ka niisugust põllumehe eriala võimalikult lihtsamaks teha. No meil on siin teine külaline veel, kes nüüd pani vist terve purgitäiega krõmikatega nüüd läks seal eemale sööma, et ma saan aru, Herakles nüüd ta enam siia vist ei tule. Ja? Kutsume, vaatame. Erk, siia, tule, siia. No näed. Räägi, kuidas sa Heraklesega sõbraks said ja mis rolli tema sinu elus mängib? Kõigepealt on hea sõber, et aitab mul lõõgastuda, et me käime taga nagu kelgu koerana. Käib mul Võrtsjärve peal suuska või uisku vedamas. Käivad rakmed külge ja suvel ta veab mind tõukeratta ees täiesti vägevalt. Et saame päris ikka suured kiirused sisse. Aga tema spetsialiteet on ikkagi trühvlikoer. Me oleme õpetanud teda trühvli nagu siis neid seeni üles leidma. Aga meil on ka rajatud, istutatud on niisugune trühvliaed, kus on puud, et sinna läheb veel natukene aega, kui me oma aias saame selle õige trühvli siis koeraga kätte, et seal läheb 5 aastat enne aega, kui trühvel siis juurega kokku kasvab. Aga Erks ongi siis selle jaoks, et see trühvli seen sealt üles leida. Tal on nii hea nina, et saab selle tööga hakkama. Aga ta muidu on linnukoer, et ta ajab linde ka väga hästi. Et hanede peletamiseks on ta väga hea. Ta ühtegi kätte ei ole saanud, aga
peletamiseks on küll. No trühvli ütleme arendamine või selle kasvatus, see on ka ju, ma kujutan ette nagu ränk töö ja ränk ettevõtmine, et ma saan aru, et sul on eesmärk või sa lõpptulemust sa nüüd need alles 5 aasta pärast, milline su ütleme siis nagu hobi, milleks hobi siis kujuneb. Et maru hea on, kui töö ja hobi koos käivad, siis on, ma arvan, et väga hea tulemus ja meil ongi niisugune põllumajandust oleme ka püüdnud ikkagi nagu hobina teha, et siis tulemus on hea ja ise meeldiv on teha ka seda, et see võiks koos käia. No aga kui me juba lõõgastumisest natukene rääkisime, kuidas põllumeestel veel, ma mõtlen vaba aeg kui selline, et kui me jätame korraks ka Heraklase hea sõbra korraks kõrvale. Mis Madis teeb? Külastab nüüd suvel teatrietendusi, käib välikontserdidel, lubab endale 2-3 klaasi külma nisuõlut ka või? Ikka, nisuõlu on väga hea asi, et see töötab alati, aga talvel kindlasti käime ühe suusamäest alla laskmise retke. Meil on üks kamp, me oleme juba 20 aastat nagu koos käinud ja sealt ei saa nagu ilma jääda. Viiruse pärast küll jäid ilma, aga on siin kütiorg olemas. Et seal saab selle tasa teha, et kui välja ei saa minna, siis saab ka siin Eestis need asjad ära tehtud. Et mäesuusk on meil kindlasti üks hobi ja suusatan ise ka ja Võrtsjärv on meil ikkagi see uisutamine ka, kui hea jää on, siis saab uisutada ka, et suusasapaga külge käivad need mere nagu uisud, et väga hea on nendega üle Võrtsjärve, saab isegi 60 kilomeetrit tunnis. Nii. Saab maksimumkiiruse ja koer on ka ikkagi kaasas. Et ikkagi siuke füüsiline aktiivne puhkus on siuke hea lõõgastus. No niimoodi, ega ma ei oskagi midagi öelda. Heraklasega ma olen nüüd tutvunud, sinuga samamoodi. Mina põnevusega jään ootama seda trühvlipastat, mida ma siis kõigi eelduste kohaselt paraku ei saa varem kui 5 aasta pärast. Vastab see tõele? Nii on, et peame kannatama veel. Ma jään Madis seda küllakutset igal juhul ootama ja soovin sulle tervist ja kõike paremat sinu ettevõtmistes ja tegemistes ja Heraklasele samamoodi. Kutse on vastu võetud. Teeme nii. No nii, head sõbrad, meie siin lõpetame. On maikuu 12. mai. Meie ilmselgelt läheme kusagile nüüd kas ujuma või päikest võtma. Tee seal, aga olge kõik terved ja kohtume juba õige pea. Nägemist!